kuidas on juhtunud niimoodi, et kõikvõimalikud ametnikud ajavad ühte asja ja see niinimetatud rahvas ei ole kuidagi moodi kaasatud, vaatamata sellele, et sõnades kaasatakse kõiki ja kogu aeg ja kõikvõimalikud isegi õppekavade koostamised on läinud kuidagi kaasavaks, meditsiiniabi ja kõik muu, see on läinud kaasavaks. Paraku on tegemist sõnadega. Sõnavabadusega on see seotud väga lihtsal moel, sellepärast et sõnadele ei ole enam tähendust ette nähtud. Igaüks võib neid võtta ja käituda sõnadega vabalt, nende tähendusega ümber käia, sõltumata sellest, mis nad tegelikult algselt tähendanud on, võivad nad ajas muutuda või neid võib õigemini ajas muuta täiesti suvaliselt. Emil küsis ka, et miks pärast on väga paljud üldse siit ära läinud ja ei kavatsegi tagasi tulla. Ja siin on üks väike faktor, mida ma enne oma pisikest mõtteavaldust tahan välja käia äkki. Mõtlete selle peale. Meil on olemas olnud kõikides riigikogudes sotsiaalkomisjonid. Nendel on liikmed olnud ja nendel on loomulikult olnud esimehed. Nii liikmed kui esimehed saavad mitte küll eriti palju, aga siiski olulist lisa seal olemise eest, just nimelt olemise eest. Ja milles on küsimus? Asi on nimelt selles, et sotsiaalsfäär, sotsiaalne fenomen ei ole kõige nende 27 aasta jooksul Riigikogus ega ka paljudes muudes väga tähtsates koridorides üldse kõne all olnudki. Meil on hakatud nimetama sotsiaalsfääriks seda, kui aidatakse kedagi, kes ühel või teisel põhjusel ise oma asjadega toime ei tule, kes vajab võib-olla karku, kes keppi, kes natukene võib-olla mingisugust rahalist tuge ja nii edasi, nii edasi. See kõik ei ole sotsiaalsfäär. Sotsiaalsfäär on mittemateriaalne ja see seisneb selles, mida kunagi teadsid sotsioloogia esimese kursuse üliõpilased esimesel eksamisessioonil, et see sfäär on mittemateriaalne. See tähendab, et kuidas inimesed elavad. Kas sundsituatsioonis teed nii nagu ette nähtud, kuidas ette nähtud, millal ette nähtud, või valikusituatsioonis. Inimesel võimalik valida, kas ta teeb seda, teist või kolmandat, või jätab midagi hoopis tegemata ja teab päris kindlasti, et teda ei hakata selle eest kuidagi moodi taga kiusama. Ja edasi, kas inimene elab veel hullem kui sundsituatsioon on absurdisituatsioon. Siin ongi see, et inimesed on viidud sinnamaani, kus tee ükskõik mida. Tunneli lõpust ei paista valgust mitte ühelgi juhul, sest Eesti Energia on kokkuhoiu mõttes selle lihtsalt välja keeranud. Teine küsimus, et kas elatakse näilises või tegelikus situatsioonis. Kas toodetakse näilisust või tegelikkust? See tähendab, et kas me läheme päriselt sünnipäevale, tuleme siia kokku, tahame midagi rääkida, või tuleme kokku kuskile kellelegi juubelile, ise mõtleme, et ta Sinder sureks, samal ajal hõlistame kokku ja ütleme, et küll on kõik väga tore. Kas me elame stabiilses või labiilses? Kas me teame, mida homne tuua või muutub kõik kogu aeg? Ja siit hakkabki kujunema see, missuguses situatsioonis inimesed elavad, millest kujuneb nende suhtumine, arusaam ja turvatunne. Ja kusjuures turvatunne ei tähenda absoluutselt mitte mingisuguse suurema või väiksema mehaniseeritud tankikolonni olemasolu või selle puudumist. Absoluutselt mitte. Aga nüüd selle sõnavabaduse juurde me juba otsapidi jõudsimegi sinna. See tähendab seda, et sõnadega käiakse ümber täiesti suvaliselt. Üks asi on tegelikkus ja teine on sõnad, mida sellega kujutatakse, peegeldatakse, kuidas seda väljendatakse. Ma vaatasin täna hommikul täiesti kogemata kombel Rahvusringhäälingust ühte saadet, milles oli intervjuuritud meie ühiskonnas väga paljude poolt vähem või rohkem lugupeetud inimesi. Ja üks neist ütles, et kõige suurem saavutus nende aastate jooksul on olnud see, et me ei ole läinud endaga rappa. Pilt, mida samal ajal televiisorist näha võis, intervjuu toimuski rabas.
See tähendab, et üks asi on ülekantud tähendus, et teine asi on reaalne olukord, aga siin selle seltskonnale on tavaliselt ikka, ma räägin nüüd siin kohalolijatest, aga väga paljudel on olnud just see, et reaalsusega tegelda ei ole vaja, sest see ei rahulda, see ei sobi, see pole enam või ammu enam vastuvõetav. Mitusada aastat on kõigepealt Ritterschaft ehk siis mõisnikud loonud siin tegelikkust, hakanud asju nimetama uute nimedega. Nad on loonud meile müüte ja nendes müütides on kohalik rahvas suuresti kogu aeg elanud. Ja kui ei ole neid müüte loonud kellegi teise poolt, siis on neid loodud ise. Ja need olid sektid. Ja nüüd on sektide aeg otse kui läbi ususektid. Siin olid Hlõstid prohvet Maltsveti juhtimisel, siin olid Hernhuutrid ehk vennaskondade kogudused. Nad kõik lubasid paradiisi siin kohe ja maa peal paraku ei tulnud sellest midagi välja, kuid ega sektid kuskil ei kadunud. Tänasel päeval on nende nimed, kui te vaatate nüüd seda agendat ja lubadusi, siis on see täpselt sama, ainult et nende gruppide nimed ei ole enam mitte sektid, vaid on suurel määral parteid. Ja religioosne taust ehk religioossed lubadused on asendunud poliitilistega ja sellega siis püütaksegi asju ajada. Ma võtan oma paber. Täpselt samamoodi on Eesti põhiväärtustega, millest kogu aeg räägitakse. Niipea me tahame saada seda sõna. Öelge see sõna meile vabalt välja, millest jutt on. Sellistel puhkudel jäetakse reeglina jänni, hakatakse rääkima midagi demokraatiast, räägitakse veel kõikvõimalikest asjadest, aga jumala pärast mingitest väärtustest juttu ei olegi. Meil on kõikvõimalikud programmid, tulevad valimised, jälle tulevad ja siis tulevad uued ja uued ja räägitakse kogu aeg mingitest väärtuspõhistest maailmavaadetest. Ma ei ole siiamaani ühtegi maailmavaadet ega ühtegi väärtuspõhist mingisugust eesmärki kuskil kohanud. Ette on nähtud tegevused, mingisugused poliitilised programmid, maailmavaade, mis põhineb tegelikult. Tartu Ülikoolis oli muide seminar, kus räägiti väärtuskasvatusest ja lõppude lõpuks ei selginudki, kus neid väärtusi kasvatatakse ja tegelikult ju inimene kas kujuneb mingite väärtuste kandjaks või mitte. Ja siis kristliku maailmavaate järgi, vähemalt üldinimliku vaatevinkli järgi, on see budistidega tegemist või kristlastega või on moslemitega. Aksioloogia esimeses ja kõige tähtsamas järjekorras kõikidest väärtustest tuleb tõde. Meil räägitakse praegu tõe järgsest ühiskonnast. Siia me jõuamegi ja sõnavabadus kehtib kõikidele. Ja niipea, kui sa hakkad vaatama, et kas selle võimalust, selle teostamiseks ka kuidagi moodi on antud, siis pahatihti hakkab tulema välja, et ega ikka ei ole küll. Ja vale sõna võib küll vabalt kasutatud saada, kuid mainstream naerab ta reeglina välja. Enam ei ole võib-olla sellist represseerimist otsest, et pannakse kinni või juhtub veel midagi hullemat. Küll aga on eriti efektiivseks muutunud kõikide teisiti mõtlejate, teisiti ütlejate ja selgelte mõtete väljendajad ja neide tahtjaid hakatud lihtsalt naeru vääristama. Kus siis on tegelikult see kohaliku inimese eneseväärikus, millest eriti mitte midagi ei teatagi. Abituriendid näiteks ei tea enam, mida tähendab väärikus, labasus. Ja kui te vaatate eesti keeles neid sõnu, mis puudutavad moraali ja eetika valdkonda, labasus, rüütellikkus, ausus, valelikkus ja nii edasi, siis nende kasutus ei ole mitte vähenenud oluliselt, vaid on nulli lähedane. See tähendab, et kõigepealt kaob pärast seda kaob mõiste peast ja hetke pärast leiate ennast olukorrast, kus see võib-olla mõnele põlvkonnale vägagi omane, kas või see samane ausus, ei liiguta ega puuduta enam mitte kedagi.